Tere! Oleme jõudnud oma valikkursuse viimasesse tundi. Tegelikult järgmine nädal on veel kokkuvõttev tund, et ärge nüüd päris ära unustage mind. Aga täna räägime siis tuleviku ühiskonnast, et kui te mäletate sealt sügisel, me alustasime sellest, et kuidas Ada Lovelace tegi esimest programmi ja kuidas Turing teise maailmasõja ajal aitas arvuteid arendada. Siis täna jõuame telje teise otsa, ehk siis kuidas asi muutub edasi. Ja sellega seoses ma ütlen ka kuupäeva, millal ma filmin. Täna on 25. veebruar ja miks see oluline on see, et viimase 2 päevaga on võib-olla tundmine tuleviku osas väga paljudel inimestel terves maailmas muutunud. Ja algselt tegelikult oligi nii, et minul on täna külaliseks Kaimar Karu, kes on tegelenud IT-ettevõtlusega 20 aastat. No järgu 20. 20 ja okei, mainime ikkagi ära, et sa oled ka Eesti riigi tasemel ministrina sellega tegelenud. Ehk siis igal ja oled ka olnud vist päris üsna, ütleme lihtsatel töökohtadel kuna ammu. Ehk kogu skaala läbi ja tegelikult me ju pidime kohtuma 2 päeva tagasi. Ja ma arvan, et natukene nii mõnigi teema oleks võib-olla laualt maas 2 päeva tagasi, kuna ei oskaks selle peale mõelda. Aga tere, Kaimar! Tervist! Ja nagu ikka, et me võime tõesti omavahel rääkida ja kui midagi tahad väga öelda noortele, siis vaata neile sügavalt silma sisse. Niimoodi. Ja, täpselt. Aga mida ma tahakski küsida on, esimene asi on see, et kui palju sinu jaoks oli see kõik üllatus, sina jälgid kõike on ju globaalselt uudisvoogu, et mis nüüd juhtus viimased 24 tundi, et me peame selle ära küsima, sest täna on lihtsalt selline päev. No vaata nüüd tagantjärele öelda, et oli üllatus või ei olnud üllatus, et siin on juba 2 päeva toimunud sellist nagu sisemist arutelu, et nii ehk naa see enam paika ei pea. Ma ütleks, et see hinnang paika ei pea, et ei olnud üllatus, aga oli ebameeldiv tõdemus. Ütleme niimoodi, et signaalid, mis olukorra eskaleerumise kohta tulid, need muidugi oli palju infomüra ka. Aga see, kuidas Ameerika oma luureinfot jagas ja see oli võrdlemisi uus olukord, et nii laialdaselt ja nii konkreetselt. Ja see, et Putinit ei näinud see eriti häirivat, oli ka uus mõnevõrra. Aga samas, kui nüüd seda ligi tunni ajast monoloogi arvestada või selle peale mõelda, siis see retoorika, mis sealt tuli, see ei ole ju uus. Ja see ei ole muutunud. Või see on võib-olla nagu, kuidas nüansi on lisandunud, aga see on pikka aega olnud sarnane ja need võib-olla siis analüüsid, mis ütlesid, et sellist asja juhtuda ei saa, sellepärast et püüdsid ratsionaliseerida midagi, mis ei ole ratsionaliseeritav. Võib-olla siis käsitleda olukorda nii pigem siis meie kultuuri kontekstist lähtuvalt, kui siis võrreldes siis sellega nagu Putini kontekstist lähtuvalt. Et ei olnud üllatus, aga oli ebameeldiv tõdemus. Sest tegelikult mis mul on, et kuna me räägime siin kursusel nii IT-arengus kui ka samuti hästi palju kommunikatsioonist, valeinfost ja kõigest sellest, siis mis sa välja tõid oligi praegu väga oluline, et Ameerika nii-öelda professionaalne luureinfo oli hämmastavalt täpne on ju. Samal ajal kõik see, mis toimus nii-öelda tavameedias, seal sa võisid leida iga teooria eelmise nädala jooksul. Ja siiani leiab. Ja siiani leiab. Et kahjuks ongi näha, et kuidas inimesed, kes seda infot professionaalselt koguvad, on hoopis teisele tasemel, saavad see info kätte kui tavainimene. Ja hästi palju tahavad kaasa lüüa ja kaasa rääkida ja siis seesama see libainformatsiooni levikune tohutult kiire, mitte ainult sellepärast, et meil on armeede kaupa trolle kusagil, kes seda trükivad ja jagavad, vaid toredad, tublid, targad, head tahtvad inimesed teevad neid vigu täpselt samamoodi, nad tahavad kuidagi kaasa lüüa, osaleda, aidata ja tihti jagatakse infot, mis on kontrollimata, seda me oleme varem ka näinud erinevate selliste ühiskonda mõjutavate või lõhestavate teemade puhul, parimast tahtmisest tulenevalt, aga siiski probleemi suurendades, mitte seda leevendades. Kahjuks vist ütleme, et ma olen Twitterit nüüd eilsest üsna tihedalt ja ma ei ole jõudnud kõike kontrollida, aga ilmselgelt, et selline üksikud kontekstist välja rebitud on väga palju ja ega ei teagi päeva lõpuks, mis on ja ei ole. Aga
lähme ikkagi, jah. Lähme teema juurde. Ei, teema, see on teema, selleks, et see valeinfo oli meil terve plokk ja kõik see on tegelikult kahjuks nüüd see õpitu nagu praktikasse, aga lihtsalt kuna me alustame tavaliselt ka natukene sellega, et noortele anda nii-öelda enda isiklikul tasemel sisendit, et mida õppima minna, siis ma olen alati üritanud uurida, et kes mida õppinud on. Meil on siin olnud igasuguseid tüürimehi ja asju, väga põnevaid inimesi. Ma nägin, et nüüd mul on aud kõneleda filosoofia magistriga. Et kuidas juhtus sellega, et sa lõpetad filosoofia, mida loetakse üsna humanitaarseks aineks, on ju, ja lõpetad 20 aastat IT-s ja väga pädeva IT-inimese ja valdkonna eksperdina. Sel hetkel, kui ma pidin otsuse tegema, mida edasi minna õppima, mul oli erinevaid variante. Gümnaasiumi jooksul need variandid muutusid ka ajas, et mingi hetk mõtlesin, ma lähen ajakirjandust õppima. Siis ma tegin kaastööd Postimehele ja Eesti Raadiole ja toetusstuudios tegutsesin ja see oli ka väga põnev aeg. Ja mingil hetkel leidsin, et ikkagi see ei ole minu jaoks erialana. Ja tehnoloogia on mulle huvi pakkunud, ütleme siis põhikooli lõpust alates, kui me räägime arvutitest või digitehnoloogiast, sest siis meil jõudsid esimesed siis Eestile tol hetkel annetatud arvutid, must-rohelise ekraaniga vangarvutid. Ja Juku oli meil. Ma olen olnud Juku taga, järjekord oli. Ja, et seal põhikoolis oligi see, et need arvutid tulid üksikute mängudega, mitte tavapärases tänases mõistes mängud, eks ole, vaid ikkagi nagu väga väikese graafikaga. Aga mis neil oli kaasas, oli basic programmeerimiskeel, kus sa ise mängusid hakata tegema. Ja isegi kui see oma mäng on väga lihtne või lihtsakohaline, siis see on ikkagi enda tehtud. Ja see oli põnev. Ja sellega ma hakkasin siis tegutsema ja oligi niimoodi, et gümnaasiumi lõpuks ma olin juba tegelikult poole kohaga ametis, aitasin asutustel enda siis võrkusid üles ehitada, tarkvara paigaldada, tarkvara hooldada ja kõik muu. Ja kui oli ülikooli mineku hetk, siis mulle tundus, et miks ma lähen õppima tol hetkel midagi sellist, mida ma nii ehk naa juba igapäevaselt teen, et pigem läheks õppima midagi sellist, mis on teistmoodi. Ja Tartu Tamme gümnaasium, mille ma lõpetasin, siis me olime siis üks vähestest koolidest Eestis, kus tegelikult oli gümnaasiumis ka filosoofia õpe. Okei, see ma ei teadnudki. Ja sealt ma sain selle pisiku, oli teemasid, mis mulle läksid korda, oli teemasid, mis mulle läksid vähem korda, aga kuidagi see jäi minuga. Ja siis mingil hetkel tekkis see tunne, et võib-olla see on see suund, kuhu liikuda. Ja lõpuks oli mul 3 varianti laual enda jaoks. Filosoofia tundus ka minule tol hetkel selline üsna abstraktne ja kauge, et esiteks oli see, et mis mõttes nagu humanitaaralal nõutakse matemaatika eksami sooritamist, mida sa pead katsetel, eks ole. Mineme katsetele ja matemaatika katse nagu, see kõik oli nii kummaline, aga samas nii huvitav. Ja mõtlesin, ma teen selle läbi, et see tundub huvitav, see tundub asjalik. Tegin katsed ära, ma ütleks, et mul on siiani see üllatus meeles, et see on eneselegi üllatuseks väga head tulemused. Ja olin automaatselt omaki siis 15 meid võeti vastu, ma olin kohe selle 15 ja siin igasuguse nagu lisapingutuseta. Ja mõtlesin, et olgu, aga siis filosoofia. Ja ma ei ole mitte ühtegi korda, mitte ühtegi päeva seda valikut kahetsenud. Ma arvan, et suur osa sellest, kes ja milline ma täna olen, on tänu sellele, et ma selle teekonna läbi käisin. See teekond oli pikem, kui see oleks võinud olla, sest ma samal ajal ka töötasin. Nii et see ei olnud üldsegi 4+2, see oli veel siis, kui 4+2 oli. Et 4 siis bakalaureus ja 2 magistrit, see ei olnud 6 aastaga mul läbi, see kestis oluliselt pikemalt. Ja teadusmagistri ma tegin lõpus ära sellel viimasel hetkel, kui oli võimalik veel kaitse teadusmagistrit. Tegin ära ja mäletan, et see oli, töötasin siis tol hetkel ühe Rootsi firma all ja siis, kui meil oli kaitsmise päev, siis ma mäletan, et SAS lendas Stockholmi ja Tartu vahel. See oli see haruldane periood, kus ma siis kaitsmiselt läksin otse lennujaama, kust ma siis lendasin Stockholmi, kus mul siis, ma ei mäleta, kas oli pärastlõunal juba oli midagi vaja nagu tegema hakata, et selline väga intensiivne päev oli. Ja siis pärast, et kuidas mul ikkagi läks ja kas ma ikka nagu kaitsesin edukalt ja kõik selline mure oli sees. Aga jah, ei ole kordagi kahetsenud. Kas ma soovitan seda, see on ka ilmselt nagu see, millest võiks rääkida. Põhimõtteliselt absoluutselt jaa. Aga ma ei ütle, et see kõigile sobib.
et kellele sobibki selline filosoofia eriala, kui nüüd võtame selle, et sobib inimestele, kes, ma väga lihtsustan, et kes miks küsimuse peale närvi ei lähe, kui seda tuleb ka endalt küsida. et tahad teada asjade põhjuseid, mitte tahad aru saada, kuidas asjad töötavad ja siin on ütleme, et sa võid ka inseneriks minna, et see on samamoodi, eks ole, et nagu, et kuidas asjad töötavad, asjad paremini tööle saaks. Aga filosoofia poole peal on see, kuidas asjad töötavad olukorras, kus tegelikult keegi ei tea, kuidas asjad töötavad. Võtame inimkomponendi sisse, et keerukas süsteem on mustrid, aga kõik mustrid ei kordu, siis korrelatsioon ei tähenda põhjuslikkust, et sa selles määramatuses ja teadmatuses suudad hakkama saada, et siin teha endast välja, kui sa ei saa lõplikku vastust. Aga hoolimata sellest, et sa tead, et sa lõplikku vastust ei saa, sa ei jäta miks küsimuse küsimist või sa ei lõpeta seda, vaid sa küsid seda edasi ja püüad rohkem ja paremini aru saada ja siis tõlkida seda teiste jaoks maailma parema arusaamise mudelitesse või vormidesse. Kui nii mõtlema hakata, siis ma ei tea, et kas nüüd ütleme päris ülikooli terve etapp, aga selline filosoofia peaks olema pigem õppekavas gümnaasiumis olemas, sest tegelikult praegu on maailm määramatu. Ja ma olen nõus, maailm on kogu aeg määramatu olnud, aga filosoofia võiks olla gümnaasiumi õppekavas, see ei tähenda seda, et peab olema eraldi ainena. Neid vaidluse mina enam ei jaksa pidada, et kui pingeline on õppekava ja mis sinna mahub ja mis sinna ei mahu ja õppekavade väljatöötamine, ma olen seda ka teinud nii filosoofias kui informaatikas, et ma arvan, et filosoofia võiks olla, see võib olla mingisuguste teiste teemade sees, see ei tohiks olla see nii-öelda surnud valgete meeste aine, kus räägitakse ainult filosoofia ajaloost. Et filosoofia ajalugu on väga oluline tunda, et saada aru, kuidas mõte on inimkonnas arenenud ja kuidas erinevad kultuurid on seda mõtet omakorda mõjutanud. Aga kui me räägime gümnaasiumi tasemest, siis lisaks sellele, et sa tead, millest on juba räägitud, sul peab olema võimalus turvalises keskkonnas küsimusi küsida ja võimalikke vastuseid arutada ja teha seda ka sellisel moel, kus meil ei ole seda koolis seda väitluskultuuri sellisel moel, nagu mõnes muus riigis on. Inglismaal on seda rohkem, et väitlus on ka koolihariduse üks osa. Meil seda mõnes koolis tehakse, aga see on pigem nagu hobihariduse moodi. Et filosoofia tund tegelikult pakub selle võimaluse ka, et sa pead kaitsma näiteks mingisugust positsiooni, aga sa ei kaitse mitte lihtsalt selle pealt, et sul kõhutunne ütleb nii või naa, vaid sa ikkagi pead püstitama argumendi kaitsma ja see argument võib-olla põhineb millelgi, millesse sina tegelikult ei usu. Et sa võtad mõne filosoofia voolu näiteks ja nende kasutatud argumentidega siis kaitsed oma argumenti, millesse sa tegelikult ise ei usu, aga sa pead suutma seda teha. See valmistab päris hästi ette ka selleks, et saada aru, kunas igapäevaelus, kes mille aluse mida kaitseb ja kas need argumendid on reaalselt argumendid või see on kõhutunne, mida siis valjema häälega püütakse kuidagi fakti pähe esitada ja see arvamuse fakt, vaatame artikleid. Ei, meil on isegi üks tund, kus mul oli Kristin Partsiga, kes on Eesti Väitlusliidu juht, kus me terve tund rääkisime sellel teemal, et mis on arvamus, mis on fakt, mis on demagoogia, mis on väitlus. Et aga ma loodan, et äkki mõni läks kohaliku väitlusklubi otsima meil selle peale. Ma usun, et mina ei ole väitlusklubis kunagi käinud. Minu väitlusklubi nii-öelda etapp oli siis ülikoolis filosoofiat õppides. Ja nagu seda teemat kokku tõmmates, et üldiselt me ikkagi pigem soovitaks. Aga jah, et see eeldab seda, et on kannatlikkust ja on võimalik hakkama saada, kui sa küsid küsimuse, millele sa vastust ei saagi. Et jah, seda mõne inimese jaoks on see raske. Paljude jaoks on eriti seda, kui meil nagu igapäevaselt on määramatust tohutult palju ja see on raske. See on raske, see on väga energiamahukas ja energiat meil väga palju kusagilt peale tulemus ka nagu ei ole, et meil aju on hõivatud protsessidega, mis meile tegelikult kasu ei too, energiat teeb väheks nendeks protsessideks, millest nagu kasu võiks ka olla ja lisasinna siis mõned küsimusi, mis sa ise küsid, teades, et vastust ei saa, et see on nagu veel lisapinge, et seda see on energiamahukas. Aga siit me jõuame tegelikult väga hästi selle tunni nagu mõtteni, et
kuidas sa arvad näiteks ühiskonnas, kus ongi info hulk kasvab, et sellist info hulka, mis meil praegu on, pole maailmas varem olnud, et kui me ütleme määramatust on alati olnud, siis infokogus, mis tavainimesele kättesaadav on. Ja järjest rohkem ma kuulen ka seda, kuidas inimesed ütlevad, et nad ei taha enam uudiseid tarbida. Nad ei tahagi teada saada, kuna seda on meeletult palju. Sa ei tea, kas on tõde või vale, sa pead otsustama, sa pead endalt neid keerulisi küsimusi küsima. Et mis sa arvad, kas näiteks 10 aasta perspektiivis ongi nii, et me lähme nišidesse ära, või siis me õpime selle infoga toime tulema või kuidas me info tarbimine võiks muutuda? Et kui sa võtad ka selle filosoofilise ja mõtlemise arengu siia võib-olla. 2 suunda. Üks on soovitus, mida ma olen ise aeg-ajalt teinud ja see ei pruugi alati võimalik olla ja mõne rolli või ameti puhul see ongi võimatu, aga uudiste dieet. Ses mõttes, et sa nädal või 2 ei jälgi uudiseid. Ja seal ma olen seda mõned korrad proovinud, see töötab päris hästi, see aitab natukene rahuneda. Ja üks teooria seal taga on see, et kui midagi olulist toimub, see nii ehk naa saad sellest teada. Oma sõpruskonnast, tutvuskonnast, pereringist. Et see hirm eemale jäämise ees või FOMO tüüpi. See on põhjendamatu, siis tegelikult sa saad selle info, aga sa saad selle juba filtreeritud läbi inimeste, keda sa usaldad. Ja sinna uudiste teedi sisse muidugi peaks ka sotsiaalmeedia teed samal ajal tulema, sest muidu ei ole võimalik uudiste eest peitu pugeda. Nii, see on üks teema. Mis puudutab seda info üleküllust võib-olla, siis ma ei tea, kuhu see meid viib. See sõltub sellest, kui hästi me suudame need info töötlemise mudelid enda jaoks läbi mõelda ja juurutada. Ehk siis kuidas kui infot vähemaks või kättesaadava info maht väiksemaks ilmselt ei muutu. Me peame õppima sellest navigeerima, meetodid, kuidas siis müra signaalist eristada, aga see töötab ka mingi piirini. Et see info plahvatuslik kättesaadavuse kasv on olnud palju kiirem kui meie aju võimekus sellega kohaneda. Ja see, mis me näeme sotsiaalmeedia puhul, kuidas see meid mõjutab. Olukord muutub raskemaks ja ilmselt kestab raskemaks minnes veel päris mõnda aega, sest mudelid on keerukad ja nende väljatöötamine, mitte siis nagu labori mõttes, vaid praktikas alles ju käib. Ja palju sõltub sellest, millise rõhu see kõik saab koolihariduses. Ehk siis kui palju harjutatakse info üleküllusega hakkama saama juba algkoolis, põhikoolis, gümnaasiumis ja kuidas need siis täiskasvanud lõpuks selle kõige täiskasvanu elus rakendamisega hakkama saavad. Selles suhtes ju tegelikult, kui me vaatame Facebooki näiteks. Facebook üritab meil väga infot filtreerida, kuna ta juba, see oli vist 10 aastat tagasi, kui ta enam kõik ei lase su voogu on ju, et laseb, aga millega me oleme, mis see kaasa on lõpuks toonud, et mitte usaldusväärne info ei jõua minu infovoogu, vaid kõige laigitum, share'itum, ütleme kõige rohkem emotsioone tekitav päeva lõpuks info jõuab minu voogu. Mis ongi see, et mulle vähemalt tunnetuslikult, mul ei ole praegu konkreetselt, aga et äärmusi on rohkem kui 10 aastat tagasi, kuna ma näen neid äärmusi rohkem. Et kas nüüd, kui vaadata, et Facebooki roll, ütleme ka Google nii hullult ei tee, ta on otsinguga, aga paratamatult, et minu Google ei ole sinu Google ja nii edasi. Et kas me peame jätma või kas me saame üldse takistada seda, et sotsiaalmeediad ise otsustavad, kuidas nad meie infot filtreerivad, mis tundub ohtlik veidi mulle. Siiani nad ei ole hästi hakkama saanud. Ei, aga info filtreerimine on info leviku üles ju vältimatu. Et ega ajalehed ka kõigest ju ei saa kirjutada, nad ikkagi teevad valiku ja nad teevad valiku nii teemade kui käsitlusnurkade osas. Ja on väljaanded, keda inimene võib-olla usaldab rohkem, sest et käsitlemisnurgad sobivad paremini tema maailmapildiga ja need, mida ta usaldab vähem, sest need ei sobi. Ehk siis need filtrid on kogu aeg. Ka sõprade tuttavate puhul see käib filtrist läbi, et see ei ole ainult sotsiaalmeedia või digitehnoloogia küsimus. Ja pakkumine eeldab nõudlust ja nii kaua kui nõudlus kasvab ka pakkumine. Antud juhul, et... info puhul, et... kui, kui nõudlus kasvab, kasvab ka pakkumine. Antud juhul, et... info puhul, 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 et... inf
ja noh, eks ta mingit tüüpi sõltuvust tekitav ikkagi on seesama see FOMO tunne, eks ole, et kui sa oled korraks eemal, et mis siis saab, et see telefoni tund aega pole saanud käes hoida, tundub võib-olla juba kummaline ja kuidagi näpud nii-öelda siis sügelevad selle järgi. Aga noh, üks ma arvan on ka see, et selline püüd kursis olla asjadega aitab seda hästi keerukat ja hapra struktuuriga maailma justkui nagu kontrolli all hoida, et ma nagu umbes tean, mis toimub, et ma jälgin seda ja saan sealt signaale, et ma nagu kasvatan seda oma mulli natuke laiemaks või hoian seda kuidagi konkreetsemalt, et ma saan paremini aru, mis toimub. Mis paljuski on illusioon nende samade filtrite tõttu. Et noh, küsimus on see, et mis hetkel me pöördume selle rämps informatsiooni tarbimisest millegi poole tagasi, mis on meile kasulik. Aga seal tuleb jällegi palju muid teemasid mängu läbi selle, et kas inimestel on väljakutseid, mis neid arendavad väljakutseid indiviidi jaoks tänapäevases ühiskonnas. Et kas inimestel on võimalus püüelda millegi poole, mis neile päriselt korda läheb, midagi, mida nad tahavad õppida, midagi, mida nad tahavad teha. Või on suur osa eksistentsis selline igapäevaselt ringi lätserdamine, kuidagi päeva õhtusse veetmine, infomüra sees ennast tuimaks tagumine, mille siis nagu see nagu info ülekülluse väljapääs on see, et sa lähed teist tüüpi infot tarbima, et kui sul uudistest on villand, sa avad voogedastusplatvormi ja vaatad sealt midagi. Armsat ja karvast ja teed midagi naljakat. Aga siin mul tekkis praegu täitsa mõte, et ma tihti räägin ma teen ka algklassides ja põhikoolis selliseid tunde ja siis ma räägin nagu arvutiajast, et me ei saa arvutiaega võtta nagu lihtsalt ühise terve tombina, et nagu me ei saa sööki võtta, et ma võin öelda sulle, et ma eile 2000 kalorit sõin, sa ei saa selle põhjal öelda, kas mul on hea dieet või halb dieet, on ju. Et samamoodi on ju arvutiajaga ja samamoodi on ka tegelikult infoga, et ma võin 3 tundi uudiseid lugeda, aga see tegelikult ei ütle mitte midagi. Aga kui me räägime toidust, siis põhjus, miks ma võib-olla tarbiks ikkagi natuke kasulikumaid on see, et minu välimus, minu tervis. Samamoodi igasugune sport ja see, aga mis võiks sundida meid info tarbimises nii-öelda endale rangelt otsa vaatama ja eesmärke seada? Vaimne tervis. Ja see on õnneks teema, mis on 2 aspekti. Õnneks on see teema, millest rohkem räägitakse avalikult. Vaimse tervise väljakutsed, probleemid ja kuidas nendega hakkama saada ja ka eilne presidendi kõne puudutas seda väga konkreetselt, mille üle mul oli hea meel. See on hea aspekt. Halb aspekt on natuke nagu nende sõjauudiste jagamisel, et on väga palju inimesi, kes tahavad head, aga tegelikult ei oska, aga teevad siiski. Igasuguseid ise hakanud vaimse tervise spetsialiste on meil jalaga segada. On neid, kes seda nii-öelda siis ussiõli müüvad, kes teadlikult teevadki midagi halba selleks, et saada sealt kasu, aga enamik on lihtsalt, kes tahavad teisi aidata. Ja seda on ka korporatiivkultuuris, aga mitte ainult sellised siis coach'i tüüpi, kes ei ole seda õppinud, vaid püüavad oma parema äranägemise järgi. Ja tihti neil ka õnnestub, aga õnnestub teatud piirini. Neil õnnestub inimene, kellega nad töötavad, lahti võtta. Aga nad ei oska uuesti kokku panna. Ja inimene, kes on lahti võetud, tal ei ole ka endal vahendeid, et ennast kokku panna pärast seda. Et juba paar aastat tagasi ma kuulsin nagu siis rohkem signaale selle kohta, et on tekkinud minu jaoks uut tüüpi terapeudid, kes likvideerivad eelmise sammu terapeutide vigu. Ehk siis need, kes on püüdnud head tehes aidata ja inimese lahti harutanud ja siis jätnud omapäiselt, et ei oska rohkem midagi teha, et kuidas neid inimesi siis aidata sealt jamast välja. Sest kui sa oled lahti harutatud ja ilma teeta sealt välja, siis see olukord on veel hullem kui see, mis sul enne oli. Aga kui me siit lähme meditsiini teemale, sest meditsiin on läbi inimkonna ajaloo, pole inimene kunagi nii kaua pikalt elanud nagu praegu. Ütleme nüüd vist koroona on natukene keskmist eluiga nüüd esimest korda langetanud üldse. Aga samas on järjest rohkem tekibki, kuidas ma täpselt selliseid eksperte, nagu sa ütled, et võib-olla nad oskavad ühte tükki suurest pildist, aga neil puudub pädevus terve pildi haldamiseks.
ja kahjuks nende ekspertide sõna kõlab järjest rohkem. Ja teine asi on see, mida ma üritan ka põhikoolis oma koolitustel alati noortele öelda, et likeide arv ei näita su ekspertsust, on ju. Aga kahjuks ütleme, et likeide arv tihti tekitab inimesel tunde, et kui mul on palju like, siis ma järelikult olen ekspert. Et kuidas see meditsiin võiks näiteks 10 aasta jooksul, et kas inimesed lähevad rohkem nüüd ütleme taaskord nimetame see alternatiivmeditsiiniks. Et kas nad lähevad taaskord alternatiivmeditsiini poole, kuigi meil on tegelikult ju teaduslik meditsiin suurepärane, või kuidas selle inimese tervis, keskmise inimese, et mis seal on ohud ja võimalused? Nagu info tarbimise puhul, ka tervise puhul teadlikkuse tõstmine on oluline, et alternatiivmeditsiin, seal on ka eri suundasid, et on placebo tüüpi, mis võib aidata, sellepärast, et sa usud sellesse mingil määral siis, jah. Ja väiksemate asjade puhul üldiselt on placebo ja eks, aga meil on ikkagi väga palju uhhuud, puhast uhhuud ka, millel puudub reaalsusega igasugune seos. Ja mida mulle tundub, et mida keerukam maailm on, mida rohkem infot liigub, mida hapram ja ebakindlam olukord tundub, seda rohkem tahaks klammatada millegi külge, mis on ta ütleme, et teeskleb kindlust või ta teeskleb seda põhjuslikku seost. Et millestki kinni haarata, kui kõik on, või kui nendest rohkem on see korrelatsiooni teema, et mingid asjad langevad kokku, kas ei tähenda põhjuslikkust ja me ei tea, mis tegelikult põhjuseks on ja põhjused on keerukad ja see ei ole üks põhjus. Ja sul on neid atribuute, mida tuleks arvestada, on miljardeid ja üks inimene ei suuda nendega arvestada ja siis lihtsustatakse. Ja see lihtsustamine jõuab lõpuks selline välja, et jõutakse võib-olla selle uhuuni. Meditsiini valdkond ju areneb ka ise jõudsalt edasi. Teadustööd tehakse palju, uuringuid tehakse palju lubavaid. Meditsiiniteenuste tarbimine areneb edasi, telemeditsiin näiteks. Ma arvan, et see kõik jätkab arengut ja võib-olla isegi kiirenevas tempos, sellepärast, et mingis mõttes nagu see nõudlus kui maailmas neid inimesi, kes saavad aru, et võiks ka paremini olla kui praegu, neid tuleb järjest juurde. Info liigub, nähakse, et saab ka teistmoodi, et nõudlus kasvab ja tehnoloogia abil on meil võimalik kiiremini edasi liikuda. Masinõppe, tehisintellekti rakenduste puhul suuri andmehulki analüüsides on võimalik avastada uusi seoseid, mis muidu oleks inimesel siis märkminguga võib-olla võtnud pikemalt aega, et selle peale tulla. Et see kõik areneb, aga paralleelselt areneb ka et selline keskaegse nõiakunsti teema, kohati tundub, et oleme selles pimedasse keskaega tagasi langemas. Et me ei hülga mitte, kuidas ma ütlen, sellest lootusetuse tundest, et me ei saa enam milleski aru. Et me ei liigu mitte sinnapoole, et pagan. Peab aru saama. Me läheme selle poole, et pagan. Kui ma aru ei saa, siis järelikult on see vale. Ma parem usaldan selle, millest ma saan justkui nagu aru. Ja see vist ongi see, et kui ma ei saa seletusest aru, siis järelikult on viga see, et seletatakse vale asja. See on tegelikult hästi. Aga kui nüüd lähemegi andme ja ütleme üks väga huvitav asi tuleviku osas, et kui öelda, et selline suur andmed, masinõppe, tehisintellekt, et on ju praegu juba seda, et kas ei olnudki, et mingi tehisintellekt või ütleb, meil päris tehisintellekt ei ole, aga ütleme, arvuti suudab panna paremini diagnoose kui arst juba teatud need, mis röntgenid ja skännid on. Aga mis valdkondades veel näiteks see tehisintellekt võib sellise kiire hüppe või tehnoloogilise muutuse tuua? Et ärme räägime 100 aastast, räägime 10, et me ei suuda üle 10 kindlasti siin. No kus sa praegu, ma toon olla selle ühe ohukoha välja, et kus tehisintellekti rakendatakse juba päris hästi, on siis imiteerimine, heli, video ja teksti imiteerimine, deepfake ja kõik, mis sellega seondub, aga muulgas siis ka teksti genereerimine, eks ole, et annad inimesele hunniku dokument või siis inimesele annad tehnoloogiale hunniku dokument ette, mida üks inimene on kirjutanud ja selle pealt siis annad teema ette ja siis ta kirjutab tema moodi järgmise dokumendi. Ja me tegelikult nagu hüppaksid korraks ühe teema juurde, mis minu hinnangul on järjest kasvava olulisusega. See ei ole uus teema, aga see on uue nurga alt
usaldus. Me oleme pärast koopast väljatulekut õppinud usaldust käsitlema natuke teistsugusel moel. Ehk siis enam mitte ainult oma koopakaaslasi, vaid usaldama ka naaberkoopakaaslasi ja võib-olla teisel kontinendil elavaid koopakaaslasi ja neid ka, kes on koopast väljas. Ja võib-olla isegi seda mõõkambulist tiigrit mingis olukorras usaldama. Aga need mudelid ei tööta enam. Eks me tegelikult ei tea enam väga hästi, keda või usaldada. Üks on see info üleküllus ja teine on see, et need vahendid või ütleme vahendid usalduse jagamiseks stiilis, et lehes kirjutati, et uudistes näidati, et see on juba läinud nõrgemaks, sest me ei saa seda usaldada sisu mõttes, aga lisame nüüd selle usalduse aspekti ka, et kui keegi videos milleski räägib, see ei pruugi üldse olla tema. Jah, see on deepfake'i kõige hullem. Just, aga kuidas me sellega hakkama saame, kui me ei saa usaldada, ütleme siis, kaugusaldamine muutub väga ebakindlaks ja lähiusaldamine, see, kui me näost näkku räägime mingil teemal, on juba ebakindel, sest sinu infoväli võib minu omast väga erinev olla ja lihtne oleks öelda see, et sina usud uhuud, mina ei usu, järelikult minul on õigus, sinul ei ole ja siis ma ma lihtsalt ei usaldagi sind, sest sa usud uhuud. See on see on hästi lihtsustatud mudel, aga enamikel juhtudel ei ole ju tegemist sellega, et puhas uhuu ja puhas mitte uhuu, vaid ongi selline hästi keerukas uskumuste kogum, mis on viidnud teistsuguste järeldusteni ja need muutuvad juba siis põhimõtteliseks või fundamentaalseks maailma mõtestavaks erinevuseks ja sealt tekivad need lahknevused inimeste vahel, kes muidu võib-olla on väga sarnaselt mõtlevad. Ma muidugi usalduse puhul tooks veel, mul oli nüüd eelmine nädal oli see, et pettused asjad, siis noored saatsid väga palju huvitavaid selle skämmide ja seda tüüpi, mis nemad YouTube'ist on näinud ja praegu tundub hästi suur levi see, et pettureid või skämmers on ju. Ja siis ma jäin ise ka mõtlema, et seal oli mingis kohas oli ka selline, ütleme, mingil määral tehisintellektis või robokool tüüpi asi, et näed, et anna see enam-vähem skämmeri number sellele ja see teeb peaaegu usaldusväärse kõne, et nagu mängiks klienti. Siis mõtlesin, et aga see saab ju teistpidi pöörata. Me ei peagi enam seda, ütleme, trollivabrikut värbama, aga me paneme ühe masina tööle ja see suudab toota nii palju rohkem kõnesi asju, et erinevalt Terviseametist, kus ma ei tea, üks kõne korraga on ju, et tegelikult võib ju arvuti teha 100 kõnesi korraga, et ja siin ei olegi hetkel väljapääsu, et see ei ole see olukord, kus meie siin selle väikese laua taga saame öelda, et niimoodi, kui me nüüd kõik käitume selliselt, siis me leiame lahendused ja siis ongi asjad hästi, et tegelikult neid lahendusi ei ole, need lahendused tuleb aja jooksul välja töötada, need ei käi retseptide järgi ja sama suur tõenäosus on sellele, et me ei leiagi neid lahendusi kui sellele, et me leiame. Et praegu ei tea lihtsalt, see on meie jaoks liiga uus olukord. Ja see tulebki ja ega see meie jõuame veel pensionile enne, kui väga hulluks läheb, aga need vaesed noored. Aga siis et see teema ei jääks kuidagi õhku negatiivselt rippuma, et olukorras, kus meil ei ole veel lahendusi või me alles otsime ja me ei tea, mis viib tulemusteni ja mis ei vii ja peame leppima sellega, et aastaid meil veel ees on tundmatust ja teadmatust, siis üks meetod, mis minu elus on suhteliselt hästi mind teeninud, on see, et kui sa täpselt ei tea, mis see lõpplahendus on, siis igapäevaselt saab siiski natukene midagi paremaks muuta. Iga päev, mingi aspekt, natuke paremini, tänase teadmise kohaselt. Ja niimoodi päev-päevalt. Nii me avastame ka asju, mis töötavad ja avastame asju, mis ei tööta. Ja vaatame võib-olla pärast 2 aastat tulevikus vaatame tänasele päevale, et miks ma ometigi niimoodi mõtlesin. Aga see on okei. Jah, sest me ei saagi teada, mis 2 aasta pärast tundub õige ja mis ei tundu. Aga et mitte lootus kaotada, vaid ega võimalusi tuleb ka lihtsalt ohud ja võimalused on tasakaalus. Just, ja sisetunde, kogemuse ja dialoogi, et selle baasilt püüda homme natukene paremini midagi teha kui täna. Jaa. Ega siin oli Maari Punak ka soovitas, et tuleb ise ka positiivselt jagada internetis, et ärme jagame negatiivset, oleme ise positiivsemad. Aga räägiks korraks ka tööelust, et töö on ikkagi paratamatult selline asi, mida teha tuleb.
ja mul oli just hiljuti Twitteris selline huvitav vaidlus teemal, kus mina vaidlesin, et kui õpilasel on kõik hinded korras ja kõik asjad tehtud, siis võiks õpilane ise kontrollida, kui palju ta mis ainetest osa võtab. Selle peale öeldi, et niimoodi ma rikun noored ära tööelu jaoks, kuna noored ei oska siis korralikult hommikul tööle minna ja õhtul töölt tulla. Ja nüüd ongi küsimus, et tegelikult mis need pädevused või et ametitest ärme räägime, selle jaoks on mul eraldi, aga mis on need pädevused või mida tegelikult, milline on tööelu 10 aasta pärast? Sest tänane tööelu ei ole ka enam sama, mis oli 2 aastat tagasi. Ütleme siis niimoodi, et tööelu mingis mõttes pole kunagi olnud see, mis ta välja paistab, nagu paljud muud asjad, et lihtsalt kui meil on vähem informatsiooni olnud, siis on nagu tundunud, et me saame paremini asjadest aru. Tegelikult võib-olla ei, tegelikkus on midagi muud. No mis on viimase paari aastaga toimunud, on kaugtöö teema, eks ole, ja asutused on siis rohkem seda nagu võtnud omaks. Mis on dünaamikat muutnud, need nurgakontorid on vähem olulised. See staatuse sümboli teema muidugi ei ole ära kadunud, aga nüüd on väärtustatakse rohkem, ühelt poolt väärtustatakse rohkem tulemusi. Teiselt poolt on mingid valdkondi, kus on nii palju raha, et oluline pole mitte eesmärgini jõudmine varem kokku lepitud moel, vaid oluline on uute võimaluste leidmine, avastamine, katsetamine, õppimine. Miski, mille peale, no ütleme niimoodi, et kui innovatsiooni eelarve ettevõttes heal juhul võib-olla oli 5%, kui selle peale üldse eelarvet anti, siis kui me räägime idusektoris, siis meil on maailmas tuhandeid ettevõtteid, kelle innovatsiooni eelarve on 100% ettevõtte eelarvest. Ehk siis nad tegelevadki põhimõtteliselt ainult valdkonna innovatsiooniga. Ja õpivad selle käigus ja õpetavad teisi, ei pruugi jõuda ühegi töötava lahenduseni, mis on kestlik, aga arendavad valdkonda edasi. Aga see jaotus, nagu et meil on nii-öelda traditsiooniline ettevõtlus ja siis iduettevõtlus, et traditsioonile peab ikkagi, eelarve peab olema, punases ei tohi olla, eks ole, iduettevõtte puhul vabalt võib olla. See peaaegu dihhotoomiaks kujunenud lahknevus, see tuleb ära lõpetada. Tasapidi sinna pole liigume ka, et ei ole niimoodi, et iduettevõtted innoveerivad ja traditsioonilised ettevõtted siis hoiavad kõike kogu aeg mustas, et jumala pärast ei tekiks sinna punaseid numbreid eelarvesse. Innovatsioon ei saa toimuda nii-öelda siis päris tööst kõrvalt, et see peab selle osa olema ja koostöö idu ja siis traditsioonilise ettevõtluse vahel peab olema tihedam, kui ta praegu on, aga me liigume juba õiges suunas. Iduettevõtete puhul, miks iduettevõtted, üks põhjus, miks nad on edukad, on see, et nad lähevad hurraaga peale millelegi, aeg-ajalt mitte alati, aga lähevad hurraaga peale millelegi, milles on tegelikult kogemus puudub. Nad ei tea, kuidas see täna töötab, aga nad teavad, et nende jaoks see töötab halvasti. Ja nad lähenevad täiesti uue nurga alt, kuidas seda enda jaoks paremini tööle panna. Valdkonna innovatsioon, disruption aeg-ajalt. Aga see on nagu ainult üks külg, et uute võimaluste leidmine on üks variant, olemasolevate lahenduste paremaks muutmine on teine, et see valmisolek katsetada peab liikuma iduettevõtetest traditsioonilisse. Ja traditsioonilistel ettevõtetel on palju õppetunde, millest on kasu, kui sinu iduettevõte on jõudnud faasi, kus sul on maksvad kliendid, kellel on nõudmised, ootused ja eeldused ja lepingud ja kelle puhul sa ei saa lihtsalt pistikut seinast tõmmata sel hetkel, kui seal on ei viitsi, vaid sul on kohustused võetud. Ehk siis nagu vastastik on päris palju õppimist ja juba praegu on näha, et see nagu natuke läheb nagu kokku poole, mis on hea. Nii, aga nüüd iduettevõtlus ka väga hea, see on ka mul siin märksõnad. Täna on 25. ja täpselt 11 aastat tagasi kell 6 õhtul olin ma Garage 48 laval ja esitlesin ideed, et tuleks teha üle Eestine lapsehoidjate andmebaas. Ja sai asi ära tehtud, see oli täitsa põnev kogemus, ma 5 aastat sellega tegelesin, siis mul tulid uued projektid peale, praegu üks leedukas haldab. Aga okei. Aga mis mul endale, et ma ei ole nüüd nii süvitsi jälginud, aga kuna mul kontaktid on, ma olen seal Garage Hubiga ja seotud, et kas ei ole nii, et 11 aastat tagasi oli lihtsam tulla igasuguste selliste väikeste ja lambikate ja niši-ideedega. Praegusel tänasel päeval, kui sa tuled idufirmaga ja kui ma vaatan ka siin need ühisrahastusplatvormid ja asjad,
siis kui sa maailma kohe vallutama ei taha hakata, siis on ausalt öeldes raske natukene seda raha, et kõik ootavad midagi, mis noh, et unista suurelt, isegi kui see realistlik ei ole, on ju. Aga et võib-olla sellised väikesed praktilised asjad järjest vähem tundub, et nende peale, või on see mul tunne, et ma ei ole, 5 aastat ma olen haridussektoris rohkem olnud, et ma ei ole nii sügavalt ka sees olnud. Konkurents on ka tekkinud, aga kas ma ütlen, et nagu PowerPoint raha ei küsi, et PowerPointi sa või mida iganes kirjutada sellesse pitchi, et sinu eesmärk ongi maailma vallutada lihtsalt sellisel väga spetsiifilisel moel. Ja kõik konkureerivad selles, et kuidas kõige paremini maailma vallutada. Et see, mida päriselt tegema hakatakse, mida päriselt avastatakse, ei ole indigi mõte maailma vallutuslik. Ma ei tea, kas on väikeste praktiliste asjade tegemine muutunud keerulisemaks. Ma vaatan avaliku sektori poole pealt, kus on pigem just nüüd tekkinud või tekkimas see valmisolek ka häkatonide tüüpi ettevõtmistel osaleda ja väikseid asju kiiresti ära teha, väga konkreetseid murekohti väga konkreetselt lahendada. Ja avalik sektor on meil siis päris suur. Et seal on just nagu kasvamas see. Erasektori poole peal turg on natukene ka küllastunud. Et mingites valdkondades on jah see, et selleks, et silmapaitse sa pead justkui lubama väga palju, aga on mingid valdkondi, kas või sama rohepöörde teema, kus tikutulega otsitakse taga ka väikese projekte, millel on potentsiaal on suur, aga mitte maailmavallutuslik, et asju nügida paremuse suunas. Ja seal on ka raha päris palju. Et me vist ei näe sama asja, et see on, või kui see oli sinu hüpotees, et kas on muutunud. Ma arvan, et ei ole muutunud keerulisemaks. Aga samas valdkonna sidusektoris on ka tekkinud ajaks rohkem vahtu. See on paratamatu. Jah, see on paratamatu, sest see oligi, ma käisin garaažil veel sel ajal, kui seal oli progejaid rohkem kui ideid. Aga eks nüüd on ideid rohkem kui progejaid. Ja valmis, sul võivad ideed olla, sul võivad olla realiseerijad, aga kui sul toetust ei ole, siis pole ju kasu. Hoia äpp on üks näide sellest, kuidas miski, mis oli tol hetkel tegelikult vajalik ja mõistlik, tehti ära moel, mis ei olnud parim struktuuri mõttes ja seda ei olnud pärast valmis kellelegi üle anda. Et sul võivad olla väga head arendajad ja idee, mis on, ma ütleks, et peaaegu et vältimatult kasulik, aga see ikkagi ei jõua kuhugi, sest sul ei ole tugistruktuuri, kuhu sa asetada. Ja see tugistruktuur vähemalt avalikus sektoris hetkel on järjest kasvamas ja tugevnemas. Mul on väga hea meel. Okay. Ma tegelikult tahaks hea meelega, meil on nii palju teemasid, mida arutada, aga häda on see, et mul noored juba on praegu, kui nad klassis hakkaks vaikselt nihelema, et vahetund läheneb. Et lähme nüüd lõpupoole, et mida mõelda, et proovi ette kujutada, et sa kuskil praegu gümnaasiumis 11-12 klass. Ja siis mis oleks see, et kui sa kõike seda teaksid, mis praegu, et mis on võib-olla asjad, mida tasuks oma tuleviku planeerimisel, ülikooli, töö, hobide, et mis mul aitaks olla edukas ka 10-20 aasta pärast, et milliseid valikuid ma täna peaks tegema noore inimesena? Oluline on omandada oskusi teiste inimeste mõistmiseks. Ehk siis saada aru, miks teised inimesed, või saada paremini aru, miks teised inimesed mingil moel käituvad. Teha rohkem koostööd. Seda koolides tänapäeval juba tehakse ka rohkem õppeprotsessi käigus, millele mul on ka hea meel. Võib-olla natukene isegi nagu rebel tüüpi käitumisel, et natukene heita kõrvale see töö, kui me räägime tööturust, see käsitlus, et töö tähendab 9-5 kontoris olemist. Me juba praegu näeme, et seda ei tähenda, aga natukene sellist, seda veel on ühiskonnas, seda eeldust, et kui sa kooli ära lõpetad, siis sa lähed 9-5 või 8-6, mis iganes, lähed sellele tööle. Aga tänapäeval pigem just ei lähe. Et kuidagi nagu see kukutada see nägemus ühiskonnas, et see nagu töö võib olla ainult see. Mitte karta katsetada. See on üks asi, mida noorena mulle tundub enda kogemusest, enda mälestusest on nagu raske, aga mis siis saab, kui halvasti läheb? Eks ole, ma pean ju pärast nende tagajärgedega elama.
ja ma ei saa siin öelda kahjuks, et nagu kõigil noortel see võimalus on, aga paljudel noortel on see võimalus, et nende tugivõrk, see, kuhu nad kukuvad, on nii tugev, et isegi kui nad 10 korda järjest katsetavad millegi vahva tegemist, ebaõnnestuvad, siis mitte midagi halba tegelikult ei juhtu. Ja see katsetamine, uuesti katsetamine, suuna muutmine on muutunud üsna tavapäraseks, ehk siis keegi ei, ma ei saa öelda, et keegi ei vaata viltu, aga oluliselt vähem vaadatakse viltu, kui sa teed midagi, mis vanasti oleks olnud. Ja põnevad inimesed ei vaata viltu, ütleme just, nii. Just, et mis mõttes sa sellist asja teed või sellise asja peale mõtled või miks sa sellist asja katsetad, et sellist halvakspanu on vähem. Noorte vahel oluliselt vähem. Vanemad põlvkonnad, kes on ise üles kasvanud selle halvakspanu tingimustes ja hoiavad ennast siis nagu joone peal. Nende väljakutse on see, et oma laste jaoks sellest lahti lasta, et turvavõrk on pakutud, et sellest piisab, ei ole vaja hukka mõista. Aga jah, see koostöö, teiste mõistmine, katsetamine ja avatud meel ja selle mõistmine, et kas nagu eristamine, et kas me tegeme olukorraga, kus ei olegi ühtset vastust ja sellega hakkama saada. Või on tegemist olukorraga, kus tegelikult on ka õige vastus olemas. Ja on ka väga palju müra, et leida see õige vastus siiski ülesse ja aru saada, kunas see on milline. Et kas me praegu tegeleme väljakutsega, kus ei ole ühte lahendust ja me peame eksperimenteerima ja katsetama ja õppima ja fookus on selle, et me õpime rohkem siis konteksti tundma, et siis leida asju, mis töötavad. Ja me ei saa neid kusagilt raamatust ega eksperdi käest, sest keegi ei ole seda varem teinud. Versus see, kus sellist asja on varem tehtud ja saame teistelt õppida. Et mitte selle mässumöösusega visata välja ekspertsust, mis on varasemast olemas, aga siis mitte mugavusest laiendada seda ekspertsust sellele, kus uutele olukordadele. Et see vahe tegemine on see on nagu, ma mõtlen, kunagi olid maadeavastajad, vist 17-16 sajand oli selline populaarsem. Et siis oli kaart, kus olid mingid kohad olid teada, mis seal asuvad ja siis oli hunnik valget ala. Et tegelikult siis ongi see, et saa aru, kus on juba nagu keegi ees käinud kaardi ära joonistanud ja kus on valge ala, kus pead ise kaardi tegema. Või? Jah, aga sa pead ka aru saama sellest, et kui kaart on tehtud meremeeste jaoks ja sina lennukiga lähed, siis see ei ole päris sama kaart, on ju. Või kui sa lähed suure laevaga versus väikese paadiga ja kõik muu, et kontekst võib muutuda. Ja et isegi kui sa oled veesõidukis, kontekst on erinev, väike paat või suur laev. Ja see kehtib indiviidile, tiimile, asutusele, kehtib ka riigile. Ma olen paar korda selle võrdkuju varem toonud, et Eesti on nagu väike paadikene, eks ole, et meie ümber on suured laevad. Lained on väga kõrged ja meie peame oma väikeses paadis siis nagu hakkama saama sellel tormisel merel navigeerimisega, et me ei jää nende suurte laevade vahele lõksu või puruks, et me laine alla ei jää. See on hoopis teistsugune väljakutse. Aga mis on positiivne, mis sellega kaasneb, on see, et meie saame väga kiiresti suunda muuta. Suurlaev ei saa. Ja see on see, mis on Eesti edu üks tegurit ka olnud, et me oleme saanud vajadusel fookust või suuna muuta selliselt, et adresseerida tänaseid muresid, mitte üleeelseid muresid. Suured laevad tegelevad üleeelsete murede lahendamisega, üleeelsete meetoditega ja siis imestavad homme, et miks asjad paremini ei ole. Jah, et teed samu asju ja loodad erinevaid tulemusi. Aga super suured tänud. Aitasid väga hästi kursuse nüüd ära lõpetada, rääkisid kõigist neist valeinfo ja seda, et suur tänu tulemast. Aitäh. Ja noortele ütleks ka, et jah, see oli viimane sisuline tund, aga ma ei pane hindeid enne välja, kui te järgmise tunni lühivideo ära vaatate ja ühe ankeedi mulle ära teidate. See on juba praegu olemas üleval, et te võite ka kohe täna selle ära teha ja siis on teil kursusega korras. Aga oli väga tore, et kui tahate hiljem minuga suhelda, otsige sotsiaalmeedias üles, teil on mu kontaktid kõik olemas, kui tekib küsimusi ja mõtteid ja igastahes põnevaid uusi avastusi teile. Tšau! Edu!